No tere taas kord, sõbrad, et olen jälle siis mere ääres ja ajan siin punast taga, et tulin kuskil poolest päevast. Kell oli 12 läbi, kui ma siia jõudsin. No mõned minutid üle 12. Ja mõtlesin siis, et tulen vähe parandan seda asja, mis jäi tookord siin poolikuks. Et siin viimase video lõpus, et näitasin neid 3 kala, et kus üks läks otsast ära. Üks läks otsast ära, siis üks tuli küünaldega otsa või noh, tegi küünlaid ilusaid. Ja siis 3. kala oli siis lõpufinaal, kui sain selle suure korraliku kätte ja sain ikka mõnusat madistada. Et seda vaatame siis pärast videos edasi. Aga jah, et olen siin praegu nüüd 15 minutit loopinud. Filmisin oma arust, panin kaamera käima, piiksud tegi ära ilusti, läks tööle. Ja hakkasin siin püüdma, sain 10 minutit loopida. Natuke liikusin siia otsa poole. Ja sain siin nüüd natuke aega uhada. Ja siis üks hetk, et panin selles suunas nagu sinna mere poole landi minema ja hakkasin tagasi kerima. Ja enne lõppu siin, kus see kivi on siin tipp. Enne seda hakkasid ilged keerised. Võtsin küll kohe kerimise aeglasemaks, hästi aeglaseks, nii palju kui saab, aga rabas mööda, teine pani minema ja teine tuli siia lõppu järgi, lõi siin keerisid ja no siis kadusid. Et ilmselt kas nüüd jagasid ära, et midagi on valesti või siis tõesti nägid mind. Aga jah, et kahju, et see nüüd peale ei jäänud, et mõnusad hetked olid jälle, aga vaatame, kui siin 2 tükki oli praegu, et äkki on neid rohkem, et võib-olla õnnestub midagi kätte ka saada. Aga jah, et siin üritasin filmida ja seletasin päris pikalt ja siis lõpptulemus, kui hakkasin kaamerat kinni panema, siis vaatasin, et ei piiksu, et midagi on valesti ja võtsin kaamera peast ära, kaamera oli kokku jooksnud. Et ei tea, mis jama selle kaameraga on, et olen enne ka kuulnud, et päris üsna tihti jookseb kokku, et küll ei hakka filmima ja kui hakkab filmima, et siis käib kuskil mõned sekundid ja on plaks kinni, et ei oska öelda, mis selle kaameraga on. Et sai küll update'id ja asjad kõik ilusti ära tehtud aga näete, ikkagi vigurdab, et kas nüüd see miinus on siin see kurjajuur, mis seda teeb või on kaamera endas siis mingid kaameral endal mingi probleem. Siin osad mehed on küsinud, mis lante ma kasutan ja mis värve, et millistel aegadel. Et selles suhtes ma ütlen küll, et mehed on erinevad ja kes ajab siin ilgelt värve taga ja kes ajab siin komposiite taga. Et kes püüab ainult plekklantidega, et selles suhtes ma ütlen, ma olen rohkem niisugune plekivend. Et minu jaoks on plekk on niisugune lant, mis töötab üsna hästi. Et lantidele ma otseselt reklaami ei tee. Et mul ei ole ühegi landitootjaga siin mingit diili tehtud, et peaks kuskil reklaamima midagi või kedagi. Et sellist asja hetkel ei tee. Kui jah, et siin mõni landimeister soovib diili teha, et siis võib ühendust võtta, et siis räägime edasi. Aga et hetkel küll jah, siin mingit landireklaami tegema ei hakka, et olen ise siin leidnud endale landid, mis töötavad ideaalselt ja väga vahet ei ole, et mis ilmaga, et kui ikka kala juures on, siis ikka näitab ka, et vaevalt nüüd keegi selline seltsimees on olemas, et no, et täna on siuke ilm ja nüüd töötab just selline lant, et väga ei usu. Et ma siin olen ikka katsetanud risti-rästi igat moodi neid asju, et küll siis pilves ilmaga ja küll päiksepaistelise ilmaga ja küll uduga ja küll vihmaga, et siin mõni mees ütleb, et jah, päiksega ei ole mitte midagi teha, aga et minu kogemustel põhjal, et julgen väita, et ei, nii need asjad ei ole, et saab päiksega ka ideaalselt kala. Jah,
parem oleks, kui ta siuke pilves oleks, et siis see kala on veidi julgem ikka, et ja kui siuke kerge lainetus ja loks peal on, et on nagu ideaalne tingimus, aga olen siin saanud täiesti pleksileda ja siin aastaid tagasi, ma nüüd aastaarvu peast ei mäleta, aga mäletan, kui 11. aprill oma 5-kilose kala sain, siis oli just siuke, et päike paistis ja vesi oli täiesti pleksile ja vee temperatuur oli tol hetkel, kui ma õieti mäletan, siis oli 0 kraadi ja tuli täiesti kaugelt, tegin pika viske ja põhimõtteliselt ei saanud kerima hakatagi, kui lant oli kinni, mõtlesin, et no mis jama see nüüd on, et seal on ikka üsna sügav ja kive ei tohiks olla, ja siis kontrollisin selles mõttes, et tõmbasin nagu ridva pingesse kergelt ja kohe andis tunda see jõnkana. Et kohe andis tunda see jõnka, et ei tasub katsetada ikka igal pool, et ei ole siukseid kindlaid reegleid, et nüüd peab kuskil tuules ilges laines passima. Näete, siin on ka, tuul lükkab mööda äärt otse, no selles suhtes siin ta lükkab praegu nagu otse peale. Aga et siin eelmised videod, et ei ole üldse, et olen ikka käinud alla tuulega ja see sügis on tulnud ikka üsna, enamus kalad on tulnud maatuulega. Et ei pea kogu aeg seal tuules passima. Muidugi jah, parem oleks, et siis on see kala julgem ja käib siin ääres rohkem, et. Aga siis selle landi koha pealt, et vastu vetlöömist. Noh jah, parem oleks, kui loobiks, aga ei lööks vastu vett, aga selles suhtes, kui tal ikka siin miinuskraadid on ja pidevalt siin näppudega seda lanti nokite puhtaks, siis julgen öelda, et üsna kähku on teil näpud jääs ja külmetavad. Siin näete, näppe ei ole märjaks teinud ja miinust on võib-olla 0,5 või siis -1, aga tuule käes on ikka niimoodi, et küpsetab näpud ära, et peab ikka vahepeal näppudele sooja puhkuma. Aga jah, et olen näete taaskord mere ääres, et ilm on siuke suht krõbe ja endal on suht vastik olla, aga näed, kirg on nii suur, et ikka kutsub tagasi jälle, et ikka peab tulema. Ja siis teeb nagu asja veel eriti põnevaks, kui kala nagu ennast kohe näitab ka ja käib sedasi nina all siin ründamas. Siuksed on, need on ikka päris head vaatepildid. Aga et nüüd on 2 akut ja nüüd peaks olema filmimismaad veits rohkem, et kuigi jah, mälukaart, et väga ei lase siin, et mingi 2 tundi saan juti panna, et pean ikka aeg-ajalt seda ka piirama siin. Aga jah, siin mingi aeg ikka on plaanis võtta ikka suurem mälukaart ja võib-olla isegi 1 aku juurde, et oleks rohkem põnevust. Aga see oli vägev jah, konkreetselt ikka tuli siia kivide vahele ja ründas siin 2 tükkina, mõnus. Ju nad mind ikka ära nägid või siis vaatasid, et midagi on valesti ja nüüd kütsid minema, no, rohkem neid näha ei ole siin. Kuna siin eelmise video lõpus näitasin ilusaid kalu ja küünlaid ja asju, et siis tuli nagu ekstra seda algust natukene filmima, et tookord jäi siin filmimata, et siin käis ikka üsna kõva trügimine, et kes nagu ees ja see mees on. Ja siis lõpust tulid mul mingid 2 seltsimeest siia, et üks õnneks otsustas siis nii viisakas olla, et ei tule selga, aga teine siis ronis täiesti selga, et põhimõtteliselt läks 5 meetri kauguselt mööda ja küsisin, et kas ta tahab kukile tulla. Siis ütles, jaa, võin kukile ka tulla, ja kõndis julgelt nagu edasi. Et väga kurb on sedasi, et kui teiste kaaspüüdjatega ei arvestata, et see on jah. Näete, tuleb järgi, lõi keeriseid. Jäi põhja kinni.
tuli järgi siia, lõi keerise. Vaatame nüüd, kus ta siia kivide vahele jäi. Aga praegu oli ilus keeris. Tuli siia kivide vahele järgi. Äkki õnnestub nüüd ära võtta. Igaks juhuks kükitan maha. Tuli siia järgi jälle. Kala on olemas, siin on kuskil, veidi kaugemal on kuskil kalaparv, et nad käivad hiilivad siin ääres. Kuskil kaugemal on siin nüüd kalaparv. Tuli jälle siia kivide vahele. Suht keeruline on siin on üsna madal, et kive on hästi täis see põhi, et siin on ikka väga keeruline aeglaselt kerida. Tuli järgi kivivalvur taas. Vägev, toimub jälle tegevus. See on mõnus. Aga jah, hetkel nüüd siis teine kontakt, et esimese kontaktiga oli kaks kala ründasid ja nüüd oli siis üksik, et lõi siia ilusa keerise. Loodan, et jäi videosse ka, aga see on mõnus, et kala näitas jälle, et kohe hea tunnen, et oled taas kord õiges kohas ja jälle olen teinud õigeid otsuseid. Aga vaatame, äkki ikka õnnestub mõni nüüd landi otsa ka saada, et see oleks ikka päris fun, et need sööstud ja värgid, et siin küünlad, et see on ikka puhas feeling. Ja taaskord siin tõestas, et ei tasu ronida kuskil viimaste kivideni sinna välja, et siis seal loopima hakata. Püsige ikka kaugemal algajad, kes te neid asju ei tea. Ja noh, ma arvan, et siin osadel vanematel meestel on ka õppida midagi, et üht-teist. Tean siin ikka päris mitmeid mehi, kes kohe armastavad sisse ronida sinna tahapoole ja et äkki ikkagi kala on seal taga. Ei ole. Kala käib, ujub siin kivide taga rantide peal, et ei ole nii, et sa lähed sinna lõppu välja ja siis sealt kukud kühveldama. Ja siis tekivadki need momendid, et lõpetad päeva ära ja ütled, et null kontakti, et ei olnud ühtegi kala. Et jah. Et selles suhtes mina olen nagu nendest asjadest ikka päris palju õppinud, et nendest järgi ujumistest ja rabamistest ja siis siinkohal hoian ka distantsi nende rantide ja kivitagustega, et see kala tuleb siia kivide vahele ründama, tuleb. See on kohe 100% kindel. Et jah, et kui kala on ennast näitanud, siis ei tasu väga siin ringi sipsida, et katsuge ikka ühe koha peal olla ja siin ümberringi kühveldada, et hea oleks kui kuskil kivi taga peidus, et hetkel olen kivi peal ja vees ei taha seista, et ikka päris külm on. Aga noh, minu jaoks see kala kätte saame nüüd nii oluline ei ole, et ma täitsa naudin seda, kui ta tuleb siia nina alla ja paneb keeriseid ja läheb minema, et see juba näitab, et mul päev on korda läinud, et olen kala kätte leidnud. Selle koha pealt jah, et ma täitsa naudin seda, et ma ei pea seda kala 100% nüüd kohe kätte saama. Aga jah, see on ikka mõnus megatunne, kui sul kala tuleb kaugelt otsa ja hakkavad need sööstud ja küünlad ja asjad, et siis tulevad kohe siuksed mõtted, et kumb nüüd on kavalam ja kumb nüüd on osavam, et kas jääb kala peale või jääb kalamees peale, et jah, niisugused asjad on ikka päris mõnusad. Ja kui kõnnitegi kohlate vees, et
ja kui kahlate vees, et siis soovitan astuda siukse suuremate kivide peale, mis nagu ei liigu ja ei kolise, et kui te siin põhjas nende väikeste peal krõbistate, et see tekitab heli ja kala kuuleb seda, et pigem ikka mööda suuri kive minna, et kui vähegi kannatab. Ja siis jääda sellest servast võimalikult kaugele, et kalal oleks võimalus siia lõppu välja tulla ja et ta teid nagu ei näeks. Aga vaatame, mis siin saama hakkab, et üsna põnev on praeguse seisuga olen siis 2 rünnakut näinud, et päris äge. Tasub ka talvel käia ja noh, muidugi tuleb soojalt riidesse panna, et külma ei saa. Ja äärmiselt ettevaatlik, kivid on libedad, siin osades kohtades on isegi niimoodi, et must jää on kivi peal, vaatad, ilus puhas kivi ja nagu astud on jalg alt läinud. Et selliseid asju peab ikka jälgima hoolega. Praegu talvel on ikka eriti ohtlik. Praegu talvel on veel eriti ohtlik. Veetemperatuuri ma praegu veel kraadinud ei ole, aga kohe plaanin ära siin kraadida, et siis on pilt selge, et mis kraadid meil siin praegu on. Siin paar päeva tagasi sai kraaditud, siis oli ühe koha peal oli 0 kraadi ja teise koha peal oli siis veits üle 1 kraadi, et veetemperatuurid läksid ikka väga kolinal alla, suht kiiresti, kui need külmad tulid. Et jah, et nüüd võib selle koha pealt võib arvestada juba, et võiks nagu aeglasemalt kerida, et kalad hakkavad vaikselt uimasemaks jääma, kuna vesi on jahe ja katsuvad nagu võimalikult vähe energiat raisata. Et jah, praegusel juhul võiks küll juba üsna aeglaselt kerida. Aga noh, kui tal siin süüa palju on ja kõht täis on, et ega ta siis väga võtta ei taha ka ja käibki lihtsalt ujub järgi landile. Käib ähvardab. Et kui tal ikka kõht tühi on, siis nagu siin eelmises videos näha oli, et kalaparv lendas sisse ja oli söögi peal väljas ja kohe võtud olid kaugelt, et suur tuli ka ikka üsna kaugelt sealt nurgast. Konkreetne võtt, ei olnud mingi nina alla ujumist ega midagi, ikka kaugelt võtud ja aga mis seal ikka, nii kaua kui te vaatate, et ma annan siin vaikselt pihta veel enne kui pimedaks läheb ja lasen teil nii kaua siis eelmise korra ilusaid võtte vaadata, et kuidas need võtud käisid ja millised kalad olid, et jah, üsna põnev. Aga annan siis pihta, tšau nii kaua ja annan siis ikka teada, kui midagi jälle toimub. Käis just pinnas, rabas lanti, selles mõttes, et üritas rabada, aga ei puutunud. Korraliku keeris lõi ülesse. Ühte küünalt ilusat nägin, mõõdu kala hüppas välja. Vaatame, kas läheb kohe actioniks või? Siin on kala olemas. Nüüd on ta võinud vaja võtma saada. Oba! Taga, läks ära. See oli väike kala. See ei olnud suur. Lammutab. Hoppa! Ai, vägev. Panin vanameistri landi otsa ja kohe lendas sisse. Mitmed ilusad küünlad ja õnneks pääses
Just nägin siin ääres ilusaid küünlaid. Üks käis siin. Järgmine kala läks ära. Läks ära. Et üks ilus suur käis pinnas siin rabamas. Ei olnud otsa. Ja siis üks 4-5 viset ja siis tuli üks väike konn, tuli siit otsa. Nägid, kus pani küünla jälle. Ma olen praegu parve peal. Trehvaks nüüd midagi ilusat ka. Oba ja taga. Väike kala. Ei ole suur. See on siis 3. võtt. Väike kala, ei ole suur. Oi, kui tillukene. Nüüd läks mölluks. Parve peale sain. Praegu siis 3 väikest. Üks ilus küünal. Ja üks käis pinnas rabamas siin. Aga see oli juba suurem kala. Vaatame, kas tuleb veel midagi siit ilusat täna. Adrekas on küll täiega põhjas. Korralik kala on. Korralik mõuk. Korralik mõuk on nüüd. Jaa. Tuli ära see, mis oodati. Ai, vägev. Konnade sees oli ka suur kala. Vägev. Assa raisk. Nüüd on vägev koll. Oi, kui ilus paks põrsas. Oi, kui ilus. Ilus paks põssa on. Tuli raksake otsa kohe. Ilus põssa on praegu otsas. Näe, mis teeb. Opa.
tuleb hooga siia. Vägev kala. Las väsib. See on nii pauku täis. Mõnus tegelane. Tule näita ennast, kui suur sa oled siis. Noh, tule näita. Jaa, väga ilus kala on. Tule näita ennast nüüd. Mõnus põrsas. Väsi ära. Kahva ma ei kasuta, jätan kaladele alati võimaluse pääsemiseks. Aga adrekas on vinge. Isegi kaalu ei hakka pakkuma, kuna kala ei ole otseselt näinud veel. Aga põrsas on, ilus põrsas on. Väga ilus põrsas on. Kivide vahel muudkui aerutab siin. Ja kui prooviks ära võtta. Mis ta hakkab väsima ka juba. Oi, ilus on. Ilus tegelane on. Jaa, väga ilus kalare. Oi, kui ilus kala on. Tule siia nüüd näita ennast, kui suur sa oled. Oi, kui ilus. Paks põrsas. Väga ilus kala. Ilma rasva uimeta.